Rohkem kui pool aastat ilma katuseta olnud maja on muutunud tänaseks elamiskõlbmatuks. Parim lahendus on see maja lammutada. Torm vis katuse 2. aprillil. Kindlustust polnud ja ajutist lahendust ka ei leitud. Elanikud kokku 10 peret läksid, kes kuhu sai. Tuttavate juurde, hooldekodusse, kel võimalus soetas uue korteri. Siis tuli lisaks veel koroonaaeg. Uue katuse tegemine maksaks suurusjärgus 35-40 000 eurot. Küttesüsteemid tuleks uuesti üle vaadata, korstnad uued ehitada, küttekehad. Alternatiivina võib-olla liituda ka Lihula soojuse keskküttevõrguga. Ka suurusjärk samamoodi 35-40 000. Lisaks elektritööd, mis siin katuse maha tulekuga kannatada said ja majas ise oli ka juba elekter üsna niukses viimase piiri peal, et ka 5-6-7 000, et üldse majja sisse pääseda tähendaks see umbes 100 000 investeeringut. Elanikud hääletasid ja otsustasid, et sellist investeeringut tegema siiski ei hakata. Maja ongi seisnud nüüd pea pool aastat, vihmale ja tuulele valla. Osades korterites veel asjadki sees, nüüd muidugi vettinud ja hallitanud. Ei, ma ei vii enam siit midagi kaasa. Üks, kes uue korteri oli sunnitud ostma, on proua Ilmi, kes aga valla poolt pakutud abist suurt ei arva. Minu käest ei ole keegi küsinud, kus ma lähen või mis ma teen. Mul oli see korter kindlustatud, sealt ma sain natuke raha. Siis lapsed panid mulle arvele nii palju, kui igaüks suutis. Ja siis mul oli korjatud pensionist. Ja nii, et ma sain osta omale. Selline see poole sajandi vanuse maja ja elanike saatus juba on. Läks katus, läheb ka maja.